me ostsime selle talukoha, kui meil sündis pere 3. laps. Me kolisime linnast siia. Järgmine mõte oli, et nüüd kui me siin maal elame, et mis tegema hakkame. Otsustasime hakata köögivilja kasvatama, kuna selle järgi paistis olevat turul väga suur nõudlus. Ja mahedalt osalt selle tõttu, et tavakasvatajaid oli kole palju ja teisalt seetõttu, et mürkidega ei tahtnud siin kusagil ümber me mingil juhul majandama hakata. Ja nii on see kõik alguse saanud. Me kasvatame väga erinevaid asju, nagu te siin kasvuhoones näete. Põhilised asjad siiski on põllu peal meil kaalikas, peet, porgan, kartul, kapsas. See siin on selline põlluosa, kus me kasvatame ise endale mahetoitu. See aasta näiteks suht kuum aasta, ma loodan, et ma saan maisi jälle hulga aja. Ja need lilled on siin vahel kapsastele istutatud selleks, et nad peaksid putukad enda peale meelitama, et need putukad mu kapsastele liiga ei teeks. Kapsast on see aasta maas peaaegu hektar. Kui ma ütlen, siis ma valetan, aga äkki nendest peaks tulema 40 000 pead. Talupidamise juures on kõige raskem saada sissetulekut sellest talupidamisest. Üks asi on tore olla ja tore elada, aga teine asi, et sa pead ka mingisugust raha teenima, et ära elada. Talupidamise juures meeldib mulle kõige rohkem see, et ma olen taluperemees. Ma olen oma aja peremees, ma olen selle peremees, mis mind ümbritseb. Ainult ilma suhtes pean taevisaga läbi rääkima. Eelistage kodumaist maheköögivilja. Kiltsimäe talu tooted leiate Rimi talu toidab müügialadel.